et mul on suhteliselt vähe aega ja vaja rääkida nii keldritest endast, nendest lahendustest, ajaloolistest lahendustest, seisukorrast ja erinevatest võimalustest, et olen ka proovinud siis mingeid erinevaid ohukohti välja tuua või millega peaks või tuleks siis arvestada. Et kui meil see esimese näite või kirjelduse toon ma Kopli liinidelt, aga on selliseid väga palju selliseid linnamaju ja ka väiksemaid ajaloolisi hooneid, kus siis keldrid küll ei ole täies mahus olnud, kuid me näeme seal kas siis erinevaid selliseid panipaiku või umbes meetri sügavusi süvendeid, kuhu siis põranda alla sai paigutada oma moosipurgid ja muud sellised head paremad. Et sellisel juhul võib ka tekkida nagu soov seda keldreid natukene süvendada, laiendada, keldreid kasutusele võtta, et sinna juba pääseks kas või sisse ja neid ruumidena siis kasutada. Et siin ongi see, et mida ka eelmises loengu osas on mõned ohukohad, on esiteks see, et need müüritised võivad olla siis laotud ilma sideaineta, et need müürid süvendamisel vajavad tugevdamist, lisaks need pinnase niiskuse teemad. Muidugi Tallinnas on väga sagedasti kortermajades on selliseid juhtumeid, kus siis korterite omanikud või korteriühistu avastab, et mõni ongi laiendanud ennast sinna keldrisse ebaseaduslikult, et kõik sellised lahendused jälle ikkagi juhin tähelepanu, on tegemist ehitamisega ja ehitusnõuete muutumisega, et need vajavad kindlasti projektlahendust. Et siin ei olegi nagu sellisel juhul, kui te olete maja omanik, siis te peate ikkagi pöörduma projekteerija poole ja temaga siis läbi arutama need enda soovid ja võimalused. Et ise tegemine võib tuua pigem isegi viia kuni avariiseisundini. Et milliseid nagu lahendusi ajalooliselt on nagu selliseid häid lahendusi, millest kindlasti ka on õppust võetud ja mida on erineval moel siis kasutatud, on see, et keldri seinad on siis vooderdatud tellistega, just paekivist või maakivist laotud keldriseinad, et vähendada seda niiskuskoormust. Traditsioonilised lahendused on sellised, kus siis müüritise ja tellise vahel on õhkvahe. Siin slaidil ma olen toonud välja juba 1851. aastal teadmised sellest, et kuidas siis vooderdada maakivi seina selliselt, et tagada siis parem niiskustehniline toimivus. Et see kindlasti vähendab niiskuskoormust siis siseruumidele ja kui teil on selline keldrisein nagu olemas, siis pigem mitte seda lammutada, vaid remontida, restaureerida ja hoida seda nagu alles. Et kindlasti ta on mõeldud ja selleks, et siis keldriruumides oleks parem sisekliima. Mis meil keldritel on probleemideks, on see, et keldriruumid on meil jahedamad kui siis üldine siseruum. Traditsiooniliselt keldreid ei ole kasutatud või ei ole hea neid kasutada siis eluruumidena.
külmadele pindadele, kütmata pindadel siis kondenseerub liigne niiskus pindadele. Niiskuskoormus või suurenenud niiskus võib põhjustada meil erinevate biokahjustuste arengut. Siin fotol on ka näha üks Tallinna kortermaja, kus ajalooliselt olid ka, isegi ei ole vahet, kas siin olid puitvahelaed keldril või on need betoonvahelaed, teinekord erinevad biokahjustused ja ka majavamm levib, ka betoonlael hakkab arenema siis viljakeha, kui ta saab, üleval paikneb näiteks puidust vahelagi ja ta saab siis lagundada ka puitu. Et sellised, siis selliseid erinevaid biokahjustused võivad areneda siis liigniiskuse tagajärjel. Et selliseid metoodikat siis, et nii-öelda siis varjestusmetoodikat on kasutatud hiljem ka, siin on foto rüütelkonna hoone, ennem siis hoone rekonstrueerimist, kus ka keldriruumides olid varjestusseinad ehitatud ja seal olid siis tuulutusavad nende seina nagu nii-öelda seinataguse osa õhuvahetuseks. Iseenesest seda nüüd väga heaks lahenduseks jälle teiselt poolt ei saa nagu lugeda, sellepärast et meil on tegemist varjatud konstruktsiooniga, kus on vähene ventileerivus, samas suur niiskuskoormus, mis tähendab, et seal seina taga me ei saa kontrollida olukorda, võib tekkida hallitusjoosed levidab hiljem siis keldrisse, aga ta on nagu olnud läbi ajaloo, ma ütlen, on olnud üks lahendusi või variante. Et siis, kui me ka seal Patareis arutasime ju neid erinevaid variante, Mart oli ka selles, meil oli suur mingi koosolek, kus olid kõik inimesed, erinevad spetsialistid siis kokku kutsutud, aga ega ma ei teagi, kuidas seal tehti nii palju neid katseid ja erinevaid variante kogu see ampluaa käidi läbi, et kuidas saada siis neid seinu kuivaks, et esiteks muidugi drenaaž, eks ju, et me alandame seda pinnasevee koormust seal üldse, aga jah, ühe variandina siis käidi ka need nii-öelda varjestused läbi variantidena. Ja mis on ka siis erinevate keldriruumide puhul hoonete restaureerimisel murekohaks, on, et lisaks sellele niiskusele on kandnud siis pinnase vesi puuduva hüdroisolatsiooni tõttu siis niiskuse ja veed koos sooladega müüritisse. Müüritises on, kui me hakkame seda tahame kiiresti hakata remontima, siis ta peaks tegelikult, on meil probleem, et ta peaks ennem välja kuivama ja me peaksime ka need müüritisse tunginud soolad siis pinnalt eemaldama, sellepärast et sooladel, mis on müüritises, neil on omadus siis ümbritsevast õhust siis niiskus koguda, ladestada see ehitusmaterjalides ja kuna soolad siis nende mahumass oluliselt suureneb, siis nad lõhuvad selle krohvi ja krohv peale remonti, vahetut remonti, siis muutub laiguliseks ja hakkab pudenema. Et jah, erinevad soolad siis võib meid mõjutada. Siin on mul üks foto Linnateatri rekonstrueerimise ajast, kus siis eelmistel slaididel kunagi nägime, et vundeeriti alla, süvendati keldreid, nende keldrite süvendamisel või uute nagu nii-öelda siis keldrite rajamisel selgus, et nii nagu ajaloolistes hoonetes ikka on, et neid on rajatud järk-järgult sinna
siis hoovi suunas lautade asemele, seal paiknesid reas vanad drenaaži ja siis ka hobuste jootmise kaevud, mis vajasid säilitamist, kuna nad on nii väärtuslikud, eks ju, ajaloos, ja vesi jääb ka, kui kaevus on vesi, siis need niiskusprobleemid, neid ei olegi võimalik hüdroisoleerida, et kui me siin antud objektil käis nagu läbi erinevaid variante ka nagu ühest otsast teise, et käidi, pärast räägin, on injekteerimise metoodika, et injekteerida horisontaalne hüdroisolatsioon, et tõkestada siis niiskuse kapillaartõusu, et meil seal tõusis see kapillaarmõjul tõusiski lausa teisele korrusele see niiskus. Et injekteerida, kuna need müürid olid kohati üle meetri pikad, keskel täitepinnas, erinevad täited, nagu ajaloolistel hoonetel ongi, et on nagu keerulised, nad ei ole nagu sellised ühesuguse struktuuriga, nad on sageli sellised kihilised, siis need hüdroisolatsiooni tootjad ütlesid, et sellist asja pole isegi kui teil raha oleks, siis see ei ole tehniliselt lahendatav, nad ei anna seda garantiid, et kui me injekteerime, et see hakkaks üldse toimima. Et üldse nendel, kui me nüüd ka sellist müüritist vaatame, et see müüritis on tegelikult natukene isegi parem, et siia vuuki saaks midagi injekteerida. Aga kõige paremini ta toimiks suhteliselt õhukeste tellismüüritiste korral, kus on võimalik sinna vuuki tekitada siis horisontaalne hüdroisolatsioon. Et jah, ja mis see tähendab, kui liigne niiskus on, siis ta viskab sellise krohvi maha. Ühe võimalusena ma olen teinekord, oleme ettepanekuid teinud, et jättagi sellised laigud, krohvimata keldriosad, mis siis saaksid välja kuivada, kui meil juba ruumides on küte sees. Et see on jah, selles mõttes on keeruline, sest niiskuskoormus hoonele ja nii hoone vundamentidele kui ka siis keldriseintele on intensiivne, eriti kui me veel planeerime, et me sinna keldrisse teeme mingi pesuruumi või sauna, mille korral siis me ise oma tegevusega toome veel lisaniiskuse siseruumidesse. Kindlasti on, kui me siin arutasime, rääkisime vaheajal ka drenaaži teemat, siis kui drenaaži rajada, siis kindlasti taldmikust allapoole. Kui drenaaž jääb siis taldmiku ka samasse tasapinda või siis veel halvem kõrgemale, siis sellisel juhul me seda põhjavee taset ei tõmba allapoole taldmiku ja jälle taldmik paikneb meil märjas keskkonnas, mistõttu siis kogu see niiskus tõuseb mööda ehitusmaterjale ja seda vundamenti siis meil keldriseintesse. Et kuidas me saame võidelda selle siis, et me meil vähemalt väljapoolt ei tuleks seda niiskust, liigniiskust juurde, ongi erinevad siis hüdroisolatsiooni lahendused ja erinevad metoodikad, et siseruumi niiskust, kuidas me saame vähendada, üks asi on see, et ei tee sinna seda pesuruumi, aga ikkagi teeme, siis on vaja ventilatsiooni. Meil on vaja ventileerida, meil on vaja see niiske õhk sealt siseruumist siis eemale ära viia. Ja kui meil on ka muudes kohtades meil sellised, et meil on niiske ruum, kinnised aknad, ventilatsiooni lülitame välja, sellepärast elektrihind on kõrge, eks ju, et siis me pärast elame kusagil hallituse ja biokahjustuste sees. Aga üks võimalus siis, kuidas vähendada siis seda väljapoolt tulevat niiskuskoormust või veekoormust, on just drenaaži paigaldamine.
drenaaži paigaldamine siis ümber hoone olemas või siis ka olemasolevate põrandate alla. Et ajaloolistes hoonetes, siin fotol on mul toodud Suurgildi hoone keldriruumid, kuid kui vaadata üldse Tallinna vanalinna, siis praktiliselt ikkagi suures osas on keldrites drenaažikaevud, drenaažikanalid, mis on paekivist laotud. Siin näiteks Suurgildi hoones vist oli keldris 3 või umbes 3 vist vähemalt säilitati umbes kaevu, kus siiamaani ka siis on, nad on klaasiga kaetud, on näha, et teinekord sinna ikkagi vesi ka tekib. Seal sai ka muidugi keldreid süvendatud, siin see punaselt on näha, et tööde käigus tulid neid ajaloolisi drenaaži kanaleid küll lammutada, aga need olid kõik laotud sedasi paekivist põhjaga ja siis liigne vesi oli juhitud sinna drenaažikaevudesse. Et selliseid lahendusi on väga palju ajaloolistes hoonetes. Et vee alandamisega vesi, me ei saa seda keldrit ju kasutada, kui meil on liigvesi keldris, et me peame seda kuidagi alandama ja üks võimalus on siis selle drenaažiga vesi eemale juhtida. Et teine võimalus siis on, et kui meil ei ole nii-öelda see pinnasevee tase on ikkagi allpool vundamente, siis me saame takistada selle kapillaartõusu siis treenivate pinnasekihtidega, eriti uuel hoonel, kui me rajamegi sellise killustiku aluse või drenaažikihi siis põranda alla. Ja kolmas võimalus, kui meil nagu seda siis niimoodi laias laastus võttes on kasutada siis selliseid lahendusi, mis tekitaksid meil veetõkke või meil on siis veetihe konstruktsioon, kas ta on siis kessoon või mingi muu lahendus erinevate ka hüdroisolatsioonitoodetega. Et oleneb just sellest, et kui suur on meil siis nii-öelda see survesammas ja kui kõrgele see vesi seal vundamendi taga tõuseks ja nii edasi, et selles mõttes on vajalik jälle natukene eeltööd teha, ennem kui me selliseid asju hakkame lahendama. Drenaaži projekteerivad üldjuhul siis koostöös ehitusinsener, koostöös siis vee- ja kanalisatsiooniinseneriga, et üldjuhul ja parem on muidugi, kui drenaaž on hoonest väljas ja siin on ka siis nendest Soome RT-kaartidest on sellised nagu, nad on, üldiselt antakse, ongi juhised ju uute hoonete jaoks, aga ideaalis ongi, et see drenaaž siis paikneb taldmikust natukene eemal ja siis taldmikust sügavamal. On soovitatud ka, et siis alus, kui põranda alla peaks sattuma vesi, et siis see oleks võimalik seda treenida siis sinna ka drenaaži suunas. Aga sagedasti ajalooliste hoonete puhul väljas kaevamine, lahti kaevamine on raskendatud, eriti kui linnahooneid vaatame, siis rajatakse drenaaž hoone põrandate alla. See vee teema on üks selline nii, et ma ütlengi, et me nagu ka seal Patareist olime kõik koos, arutasime, ega me praktiliselt kuhugi peaaegu ei jõudnudki ja praegu käivad need katsemetoodikad või et kas nüüd siis teha seda drenaaži või ei, drenaaž tähendab tuli, aga et kas mingeid muid lahendusi ka veel lisaks, et uute hoonete puhul on lihtsam, sellepärast, et sul on lihtsalt ette nähtud, et sa pead paigaldama nii horisontaalse kui vertikaalse hüdroisolatsiooni ja vastavalt siis sellele, et kui kõrgel see pinnasevee tase on, et kas ta on siis, mis taseme klassiga sul see hüdroisolatsioon peab olema,
kas piisab võõbast või on siis erinevad muud tooted, ja tuleb ka siis arvestada seda, et kas on tegemist radooni ohtliku piirkonnaga. Kõige lihtsam ikkagi variant on see, kui veetase jääb siis pidevalt rajamissügavusest tunduvalt madalamale, sellisel juhul siis on võimalik siis lähtuda sellest, et võimalikult vähemad hüdroisolatsiooni töid teha. Üks võimalus, mida on ka kasutatud, on siis nii-öelda hoonesisene hüdroisolatsioon, et kasutada erinevaid siis isoleerivaid tooteid hoones sees. Selleks on pigem see, et kui mitte midagi muud üle ei jää, sest sellisel juhul ei saa need pinnasekihid või tähendab see sein ei saa ka välja kuivada. Kindlasti on selleks, et need toimiksid, peaks olema põrandaplaat siis süvistatud või tagatud süvistatud seina või tagatud selle, et ta üles ei kerkiks või ei liiguks, et muidu ta tõmbab lihtsalt need ülespöörded puruks. Ajalooliselt või mis ajalooliselt varasemalt on kasutatud ka selliseid lahendusi, et keldripõrandatel siis selle kõrge põhjavee taseme korral betoonpõrandad rajadagi kohe ülespöördega ja ülespööre peaks siis olema kõrgemal põhjavee tasemest. Kindlasti peab sellisel juhul olema ka siis juhitud need veed põranda alt ära drenaažikaevudesse. Ehk siis peaks olema sisemine see kuivendussüsteem. See on nagu ka üks variantidest võimalikest. See, millest me rääkisime ja mis on ka nagu, mida pakutakse, me siin ka Mardiga arutasime, et ega väga palju ei tea, kus seda rakendatud, mõnes hoones on rakendatud, aga kui me isegi projekteerime, et on väga kallis lahendus seda injekteerimist kasutada, et teha horisontaalne hüdroisolatsioon, seda pigem tõenäoliselt eramajades ei tehta ja kui seda teha, siis seda tuleks teha nii hoone välisperimeetril kui ka siseseintel, sellepärast, et niiskus meil otsib ikkagi tee ka põranda alt siis välja kuivamiseks. Niiskuskoormus tegelikult suureneb seintele ka seetõttu, et me kasutame ja tänapäeval väga selliseid tihedaid põrandaid ehitame, et vanasti kuivasid ka need põrandad mingil määral näiteks paekiviplaatide vahelt või selliste muldsemate põrandate korral ka siseruumidesse. On ka selliseid erinevaid drenaažimatte. Ajaloolistes hoonetes võite näha selliseid erinevaid avasid siis müüritises, mida soovitas ka Jürgensoni 42. aasta raamat. Üldiselt tänapäeval seda ei loeta toimivaks lahenduseks, midagi ta kindlasti annab, aga minimaalselt on sellised patarei, seal ka tehti erinevad proovikehad, puuriti aukudesse, seal oli müüritisse jäi 100% õhuniiskust, et seal ta ei toiminud kuidagi, see välja ei kuivanud. Linnateatris sai kasutatud sellist oma nagu uuemat toodet ja seda on siis kasutatud ka minu teada siis Kadriorus, siis presidendi kantselei osas keldrite nii-öelda ruumide kuivendamisel. Samas ma ei saa ütelda, et sellel väga suur mingi pikaajaline praktika oleks Eestis ja ma
nüüd jälle lähen linnateatrisse ja vaatan, kuidas see siis, kas ta nüüd hakkas toimima, sest terve linnateater pandi seda neid Trimati seadmeid täis, et neid keldriseinu siis kuivaks saada. Aga keldrited on need, võivad olla siis, ajalooliselt on nad olnud siis jahedad keldrid. Kui me nüüd ka hoonet siis soojustame, siis kindlasti ei tohi ära unustada, juhul kui me keldrit ei kasuta, siis keldri lae soojustamist. Sellisel juhul peab muidugi arvestama, et see soojustuse paksus võib-olla võiks olla vähemalt 200 millimeetrit ja kui need hüdroisolatsioonid on ikkagi vajalik ka paigaldada, kui me ei taha, et seal kõrge pinnase vee taseme korral keldris ujutaks. Ja kui on väga külmade keldrite puhul, siis võib osutuda vajalikuks põrandate alla ka lisasoojustuse panemine, et vältida erinevaid külmakerkeid. Osad ootused on siis, et kui on keldrit vaja kasutada nagu soojaruumina, siis tuleks kogu perimeetril ära soojustada ja parim muidugi erinevate hoidiste asjade hoidmiseks ja algne funktsioon on ikkagi jahekelder, siis kus see temperatuuri reguleerib mõnel määral. Ajaloolistel hoonetel on soojustust ebapiisavalt, talvisel perioodil hoone kütmisega ja maa enda soojusega me hoiame keldris piisavalt plusskraad, et torustikud ei külmu. See on nagu ka üks selliseid nagu paremaid lahendusi. Ma enda panin siia slaididele, et erinevaid siis rekonstrueerimislahendusi, mida on pakutud Tehnikaülikooli poolt hoone keldrite väljaehitamiseks. Siin need punaselt ongi näidatud need injektsioonid, eks ju, et ma ütlengi, et see tagaks selle võib-olla, et me tekitame selle horisontaalse hüdroisolatsiooni, kuid ma ütlen, et mõnikord või sagedasti osutub, et seda ei ole võimalik rajada müüritise enda lahenduste tõttu ja ta on ikkagi loetakse üheks kõige kallimaks lahenduseks. Et pigem, nii nagu mulle kunagi ikkagi vanad insenerid ikkagi ütlesid, et ära keldrisse roni, eks ju, või selles mõttes, et ära keldrisse eluruume ehita. Ära keldrit krohvi, ära keldrisse ehita, kõik niiskus peab välja kuivama, selle saad välja tuulutada, sa ei ole vaja sinna nagu teha mingeid ja kipsi palun ära sinna vii, eks ju, et kui sa nagu ei taha päris haigeks ennast teha, eks ju. Et see on nagu põhiasi, et siin jah, see keldrite süvendamisest oli mul, see slaid oli mul ennem puudu, oli see, et jah, et kui me hakkame süvendama, siis siin on lihtsalt inseneridele tooma selle näite läbi arvutuse ka, aga et kui siin erinevaid siis antud juhul koormusi ja pinnase omadusi arvestades keldri süvendamisel väheneb selle kandevõime circa siis 6500 kilogrammi, eks ju. Ainult see natukene täite eemaldamist, mis muidugi ei tähenda, et keldrit ei saa süvendada, aga lihtsalt kui te seda teete, siis arvestage sellega, et iga pinnase kihi eemaldamine vähendab selle vundamendi kandevõimet. Nii ta on. Aga et siis miks me seda kõike tahame teha, on see, et sinna siis mingeid võimalusi luua, et kui ma ütlesin, et ärme sinna eluruume tegelikult, see on nii kallis asi, et siis me peaksime, kui me eluruumi tahaksime teha, siis esiteks on sinna nagu nii keeruline saada piisavalt valgust,
kõiki neid niiskustehnilisi nõudeid täita, pluss veel see, et sellisel juhul me kindlasti peaksime selle horisontaalse hüdroisolatsiooniga tegelema. Et ma siia lõpuslaidiks panin, et sama siin programmi raames on erinevaid materjale ju toodetud, et antud juhiseid, milliseid probleeme on erinevates siis keldrite ja soklite soojustamisel siin esinenud, et neid materjale ja neid ohukohti kindlasti võite leida siis neid materjale läbi toodetes. Et ja kui sauna rajada keldrisse, siis ka erinevad siis soovitatakse ikkagi sauna soojustatud seinad eraldada õhkvahega keldriseintest ja see vahe tuulutada, et pigem võib-olla on oluline või parem mitte väga sellist puitu ka seal kasutada, vaid erinevaid siis metallkarkasse, aga põhimõtteliselt eks ikka keldritesse teinekord seda sauna tehakse ja tuleb tagada siis piisav õhuvahetus ja ventileeritavus. Ma lõppu panin veel varjendid, õige. Mõtlesin, et kui ma keldritest räägin, et siis mis me varjenditest ka 2 sõna tahtsin ütelda, aga ega mis ma varjenditest sinna meie tavalisse keldrisse varjendit ei saa, aga varjumiskoha peale võib ju mõtelda, et kui seda keldrit ärme siis üle restaureeri, aga ta on täiesti hea koht, kuhu siis ühel või teisel põhjusel korraks varjuda lühiajaliselt, et kui tekib selline vajadus. Et aga ega ma nagu mõtlesin, et ülejäänud ma jätan kõik Mardile rääkida. Jah. No, jah. Et siis, et ma ühe sellise vähe pikema jada võtaks kokku sellise küsimusega, et kas kokkuvõttes, kui me räägime paekivi vundamendist, ütleme, et keldrit otseselt ei ole. Kas on mõni olukord, kus on mõttekam üldse mitte hüdroisoleerida seda vundamenti? Või nii ehk peaks nagu olemasolevale hoonele maa-olune vundamendi osa katta, kas võib hüdroisolatsiooniga või mis muu tahes hüdroisolatsiooni lahendused meil on? Et see sama teema, et kas paekivi sisse niiskuse lukustamine võib olla probleem või et nii ehk naa ikkagi tuleks hüdroisoleerida nii palju, kui saab, isegi kui talmiku alla ei saa. Oleneb, mis teiselt on seina eespool on. Aga selles mõttes, et oleneb, kui kõrge see sokkel nüüd on, kui oletame, et ei ole see keldriga hoone, oleneb, mis seal pinnas ümber on, kui tal on selline väga hea treeniv kiht ümber selle, nagu mitte keldri, vaid ümber selle vundamendi ja keldrit ei ole. Mingeid niiskuskahjustusi ei ole, oletame, et on mingi poolemeetrine sokkel, võib-olla on tal seal hoopis veel mingid tuulutusavad ka veel sees, siis mida see hüdroisolatsioon, kui ei ole selliseid kahjustusi, kui ei esine kapillaarniiskusest mingeid ja on horisontaalne hüdroisolatsioon ka seal peal, siis mida see niiskus teeb, on ainuke see, et mis seal pinnase niiskus vastu seda vundamenti on, et küll natukene lagundab seda vundamenti või materjali ennast kaitseks see hüdroisolatsioon. Et see on nagu selline kõige, võib-olla kus ei peaks mitte midagi tegema, sest paekivi, oleneb millises paekivist ta jälle laotud on, et on erinevaid ju materjale. Mul just lahendus näidis on, ma räägin. Sa räägid, jah. Et iga kord ei pea, aga suuremas osas võiks ikkagi, võib juhtuda, et eriti keldrite puhul, keldrite puhul peaks ikkagi hüdroisoleerima. Mul endal ongi tekkinud ka natuke sarnane küsimus, et ongi ajalooline vundament, ütleme, et maja seirad on puidust, aga see horisontaalne hüdroisolatsioon, ütleme, et ei pruugi olla enam nii hea.
et kui me tahame soojustada vundamenti, soojustame soklit, hüdroisoleerime ära, et kas nüüd võib olla see probleem, et see niiskus pääsebki puitseinani ja ainus koht, kuhu ta saab minna, ongi see alumine palgirida ja see hakkab arendama siis niiskuskahjustusi. Jah, et selles mõttes sa oled õigel teel, et siis võib nagu halvemaks asi minna. Eriti veel see, et kui meil ei ole see sokli osas ka ei anna nagu välja kuivamist, ei ole võimaldata, et nii kui me takistame, et niiskus pääseb konstruktsiooni, nii nagu ongi, siis ta hakkab aina kõrgemale, ta ronib nii kaua, kuni ta välja saab sellest konstruktsioonist. Et ta peab, kui niiskus on, siis ta tahab kuhugi jõuda. Et selles juhul kindlasti siis sokli ja alumise palgi vahel jah, peab olema korralik hüdroisolatsioon. Siis üks küsimus puudutas seda, et kui me räägime objektist, mis on postvundamendiga, siis kuidas sellele seda horisontaalset külmakerkisolatsiooni teha ja kas üldse saab? Sellest sellisel juhul lintvundamendi sa soojustad ainult perimeetri, aga postvundamendi tuleks terve see, aga kas on külmakerkeid sel postvundamendil, jah, oletame, et on. See on seesama jätkuküsimus sellele, et see Põhja-Eesti savipinnased, et kui külmakerkele võivad olla avatud, et lisati täpsustus, et on pool meetrit pehme märga savi, selle all pidavalt olema selline üsna kõva savi. Et kui postvundament toetada sellele kõvemale, et kas sellest võiks piisata? Või aga kui ta nüüd ongi, ta on näiteks külmumispüsügavusest juba sügavamal see savi, see kõva savi, et siis külm ei jõuagi sinna. Et külmakerge tekib ikkagi, on kaks asja, peab olema meil vesi sinna seal pinnases ja siis teine asi, et see temperatuur peab ikkagi muutuma, see vesi peab seal ära jäätuma. Et ta peab, siis tekib see külmakerge. Et jah, et aga siis on kas vaja sügavamale minna või siis pigem, aga ta see oli olemasolev vundament. Tähendab, ma saan aru, et jutt on pigem üldse terrassist tõenäoliselt. Aga... terrass võib kerkida, mis te nüüd räägite? Ma ise hakkasin ka kaaluma, aga mõned objektid on, siin muuseumiski on Haagemeistri suvila on tegelikult postvundament, kui sinna tahaks teha külmakerkisolatsiooni. Et siis tegelikult tulekski kogu see põrandalune terve hoone tuleks tegelikult siis ju katta selle horisontaalselt. No selle Haagemeistril on meil drenaaž, meil on seal killustik pandud nüüd ja kõik selles mõttes on see... Et on muude lahenduste. Jah, et ongi see vesi on jälle, et vesi ära viia sealt... Et las külmub, et kui vett ei ole, siis muret ei ole. Ja siis ühel kuulajal oli küsimus, et ta soovis täpsustust, et kuidas toimis siis see samune ajalooline maa- või paekivisein, millel on sisemine tellisvooder. Et mis selle nagu loogika oli nendel kanalitel? No seal oli selles mõttes, et see, mis ma seal mingi see raamatus tõin ja seal oli nagu soovitus, et see ventileeruks selle nii-öelda siseõhuga. Ja kui mina ka noore insenerina mulle ülikoolis õpetati ka, et kui me teeme siia sissepoole selle nii-öelda siis selle seina, lisaseina, siis see peaks olema tagant ventileeritav siseõhuga, nii et alla jäetakse pilud ja siis ülevalt ventileerub ära. Reaalselt on seda, et tegelikult neid pilusid otseselt keegi või väga vähe ma olen näinud, et on ehitatud, et sellise, et just sellise sisekliimaga, et see tegelikult see õhuvahe väga seal nagu nii suurt mingit rolli ei mängi, pigem on ta see, et on siis sirgeks laotud ja see savi ise on, nii nagu savikrohvki on selline niiskust andev, niiskust võttev, et ta tagab sellist paremat sisekliimat. Et ta nagu ei ole nagu otses sellist, et ta on jälle nagu võivad olla erinevad lahendused. Et seda, nii palju kui mina olen seda samal teemal nagu vabariigiaegseid ehituskäsiraamatuid lugenud, et põhiline vist oligi pigem see, et see maakivi või paekivi sisepind lihtsalt on pidevalt rõske ja see tellisvoode lihtsalt aitas selle kõige nagu siseruumi tungimist, et ta jäi nagu selle õhkvahesse nii-öelda ja just kui tänu sellele pidi olema siseruum nagu vähem rõske, aga kui hästi see töötas, eks ole, seda me väga mõõtud, mis tänapäeval isegi ei ole, sellised objekte nagu vähe. No ta igal juhul annab ta igal juhul see pind on tunduvalt kuive, sellepärast, et see kivipind läheb sealt, kondenseerub lausa see niiskus, aga see savikiht ja see annab nagu sul sellise rõskuse vältimiseks on ta, ma arvan, ikka väga hea lahendus. Nii, aga rohkem küsimusi mõne hüppanud ei ole, et paistab, et saamegi siis vaikselt edasi liikuda.
muidugi jah, kas saalist on küsimusi? Jah. Ja, et siin käidi läbi kõik need ennetatavad viisid, et kui mõelda väljaspool suurlinnasid, siis ega seda drenaaži kuhugi juhtida ei ole. Ja siis tegelikult millegi pärast ikka näeb igal pool see, kui mõelda nüüd, et kas on see paekivi vundament või on siis see betoonist vundament, siis tänapäeval kõik majasoklid ja poolkeldrid ja need kõik väljaspoolt soojustatakse, et see niiskuskoormus tegelikult ju kasvab suureks, et miks seda, et seda horisontaalset injekteerimist tegelikult ei tee kõik kuskil. See on suht võimatu või see on nii kallis. Et aga miks siis ei ole nagu üldpildi seisukohta võetud ja siis nagu, et ei soojusta väljaspoolt siis, sest tegelikult ju see niiskuskoormus kasvab ja ma olen ise kuulnud lugusid ja näinud neid kortermaju, millel on siis tekkinud majapamu sisse. Miks ei võeta seda siis nii-öelda teemaks ja öelda, No ma korra mõtlesin, et ma hakkan, see on jälle selline, see on natuke sellised filosoofilised küsimused, et jälle, et need tänapäeval veel hakkame veel lisaks seda rääkima, et see nii-öelda see ehitusmaterjalide taaskasutus ja kui palju meil kõik prügiks läheb ja nii edasi ja mis me see jalajälg on ja et kas on meil lõpuks nagu mõistlik neid asju üldse nagu teha, eks ju, et see on nagu jah. Nüüd me jõudsime ka vaikselt sellesse soojustuse teemasse, et tegelikult väljas soojustamine ikkagi, et tekiks niiskust kahjustust, sul on vaja kahte asja, niiskust ja madalat temperatuuri. Et tegelikult see väljas soojustamine seda nii-öelda selle nende liitekohtade ja sokli piirkonna nagu temperatuuri jällegi aitab tõsta. Ehk see niiskust kahjustust tõenäosus mõnevõrra nagu langeb. Aga teistpidi jah, see tõkestamine jälle nagu tõstab seda niiskust. Kapilaarne tõus on ikka, et see seda kõrgemale läheb, et see esimese aga lihtsalt see väline soojustamine jälle nagu aitab nagu leevendada ka natuke seda olukorda, et see on natuke süke kinni saba lahti. Mõnes mõttes, et see soojustamine ei ole nagu automaatselt, et see on nüüd siis otsene süütlane, et see on nagu mitu sellist, mitu nagu ehitusfüüsikalist tegurid, mis nagu mängivad selle niiskukahjustuste nagu tekitamist. Kas või see sama alumise palgi nagu hüdroisoleerimine soklist, et kas see on nüüd see nagu ka tehtud. Kas on nagu terviklikult kogu see lahendus läbi mõeldud, mis on sinna selle sokliga peale võetud, kui ta on läbi soojustatud. Aga üldpildis on ju väga palju maju tegelikult ja me räägime, et see ideaalsed olukorrad pinnases on ainult drenaažitud need ja pinnades. Jah, et selles mõttes on nagu õige ja siin ma olen siin ühe hoonega tegelenud, kus oli väga halvasti, väga palju oli soojustatud väljapoolt ja väga umbseks, eks ju, see nii-öelda see sokli osa tehtud, et kus oli ka siis, oligi see esimesel korrusel olid kõik need majavammi teemad ja probleemid. Et aga nagu sellise nagu ennetatav on selle mõtteviisina, et kas seda tuleb teadvustada Tallinna Tehnikaülikooli sellist instituuti, et nad sellise uurimuse teeksid või sellel teemal tegeleksid, sest ega meie siin otseselt ei suuda seda välja mõelda. Et on, ikka pigem ta liigub praegu kogu aeg ikka soojustamise teemal. Et siis proovime selle drenaaži ka sinna ümber paigaldada ja et seda pinnase vee koormust nagu vähendada. Aga jah, maaelamutel on täitsa teine teema. Sokliga on ka see, et kui välisseina soojustada, siis see sokkel jääb sellise nagu väga suure tagasiastega teinekord, et nagu sokkel võiks majal nagu väikseks jäänud. Et nii ehk midagi selle sokli välispinnaga tuleb teha, et väljapoole toomiseks niikuinii, et on ta soojustus või on ta siis uus nii-öelda, ütleme, et uus soklisein, mis sinna siis laduda, et see on ka selline väike arhitektuurne argument, miks see nagu sokli soojustamine nii ehk aitab nagu seda tervikpilti nagu arhitektuurses mõttes ka nagu paremini teostada. Kuule, aga järsku Mart leiab nendele, järsku Mardi slaidid kõik vastavad meie kõikidele küsimustele. Me saame pärast veel tükk aega arutada.